kus me läheme? Me oleme reisil, lõppkoment. Sihtpunkt on Horvaatia, natukene saate näha seiklusi, et mida see roadtrip siis tähendab. Võib öelda, et me oleme maha sõitnud miski juba üle 1000 kilomeetri, alustasime Tallinnast. Räägitakse, et see Poola kiirteed on kõige rõvedamad ja midagi nagu vaadata ei ole. Tuleb tõdeda, et on küll olnud üsna sükene kahtlane. Oleme näinud paari liiklusõnnetust, juba elusuuri ummikuid kogenud. Meil isegi vedas, võiks öelda, ja mina isegi nägin põlevat puud ka tee ääres. Nii et üht-teist juba on. Maailma kõige rõvedam hotell oli. Sellest ma pigemalt ei räägi, aga tundub, et Horvaatia suvi ootab ees. Poolas praegu on väga soe, et juba miski 25 või rohkem kraadi. Nii et aga tulge siis meiega reisile kaasa. Tundi hiljem, 2500 kilomeetrit on läbitud. Oleme seltskonnaga Horvaatias. Rentisime siia väikse apartmenti, mis on siis otse mere ääres. Trepist tuleb üles omanik. Ma ei tea, kuidas ta filmimisse suhtub, aga siis näete ära, kuidas võib-olla üks selline apartmenti maja omanik välja näeb. Tahtsin kokku võtta selle kiirtee. Hello. Tahtsin kokku võtta selle kiirtee teema, et kas mida ma soovitaksin, mida mitte. Et kõige jubedam minu jaoks oli öine sõitmine. See oli süke pingeline ikkagi, kui on 140, 50, 60 kilomeetrit tunnis sees ja kõva sõelumine käib, siis on ikka veits rõve, et magada küll ei saa. Poola oli nii nagu arvata tegelikult, et mingi hetk nagu lihtsalt kõik on üks luine, palju teetöid oli, see oli ka veits tüütu. Magasin maha Austria, mis on tegelikult ju üliilus maa, aga seal ma ei suutnud enam silmi lahti hoida, nii et Austria läks nagu naksti. Jäi meelde see, et Tšehhi on hästi räpane maa, aga võib-olla mõned soovitused, et kui roadtripi ette võtta, et siis mida kindlasti võtke kaasa
võtke kaasa süüa ja juua autosse, et tuju üleval hoida ja kui on autodega peatused, no kust tuleks, oota ma liigutan natukene, läks korda. Ja kui on autodega peatused, siis kasutage igat võimalust vetsus käimiseks, isegi kui ei taha vetsus käia, käi ikka. Ja meid aitas ka väike võimlemine, et meil oli kohe proff ees, kes meile liigutused ette tegi ja pärast seda oli juba väga hea edasi lasta. Võib-olla kui konditsioneeri on ikkagi, et näiteks seal teises sõprusautos oli siis niimoodi, et nagu esist meil oli nagu soe inimeste sõita, aga taga oli külm, et noh, sokid ja joped selga ja läheb. Aga jah, mida ma oskan soovitada rohkem, et vaadake hotelle ikka põhjalikult ka, kus te ööbite tee peal ja 16-tunnised otsad on ka ikka väga pikad. Aga samas me oleme rõõmsad, et meie asusime teele siis Tallinnast reede õhtul ja jõudsime nüüd pühapäeva ööseks kohale ja saame nautida, et loodetavasti tuleb hea reis 2 nädalat. Siis ja ma ei tea, mingid suured betoontükid, mille pealt käiakse ujumas, siis siin on ka liivarand. Päris palju rahvast paistab olevat. Mida kohe märkab on, et suurt räpare on suitsukonid ja mingid õllepudelid ja asjad on igal pool. Siuke harjumatu Pärnu rannas peaks kohe mingi jääb ära. Siin on pidu 24/7 vist igal päeval. Nagu pudelbaaris Tallinnas.
elu Horvaatias pole ainult rannaskäik ja päevitamine, vaid üks õige turist käib ikka ära mäe otsas matkamas ka. Päris neid matkariideid seljas ei ole, aga ma arvan, et kui ma nüüd Eestisse jõudes 5 kilo kergem ei ole, siis ma ei tea, mis ma tegema pean. Igatahes vaade ülevalt on imeline. Tee hakkab siin nüüd otsa saama, et olekski vaja ilmselt korralikke matkajalanõusid. Aga no vaadake, ei ole mõtet autoga sõita, vaid tuleb ikka jalgsi see matk ära teha, et see on seda väärt.